vot nii see auto tankimine käib. Siis 30 euro, 37 liitrit gaasi. Tere rahvas ja vaatame, mis meil siin on siis. Meil siin on Thermoteki viska, Thermoteki tiivik, 60 ja 2 Stelloxi kliendid. Kõik on odav kraam, aga no enam-vähem peaks ta toimima igatpidi. Praegu võtame boltid siia, sest vanal on 3 bolti, sellel peaks olema 4. Suurust on väiksem, pärast kui ma võtan, siis näitan. Aga peaks toimima igatpidi, sest uus on kindlasti parem kui vana. Ehk siis võiks minna vaadata, kuidas praegu sooja mootoriga meie viiskassilga käitub. Tõepoolest too peaks tõesti paremini käia. Aga vaatame, mis juhtub, kui me vahetame. Ma ei tea, kas 100% me saame seda vahetada või ei saa, aga vaatame. No kõigides foorumites oli juttu, et see on Bolton lahendus. Vaatame. Ehk siis 3 asjast, mis võiks valesti minna. Ma tellisin just selle, mis läks valesti. Siin meil on siukne kinnitus, siin on siukne. 2428 mootoritel on erinev. Üks sama, aga 2 varianti. Ja mina tellisin just selle variandi. Tal oli tarneaeg natukene lühem. Ja 20 euri läks vakappi. Seda ei saa panna siia. Praegu vaatasin üle, tean täitsa olemas siukse kinnitusega ka. Muidu suurusest ei ole väga suurt vahed. Sellel ja sellel on vahe mingi. Ikka on, aga teoreetiliselt ta peaks toimima, aga mitte täna. Seega see läks tuksi ja vaatame kuidagi pärast. Aga okei, tere jälle, see on juba järgmine nädal vist isegi. See mitte sobiv jupp sai saadetud tagasi ja sain ma siukse asja. Eks kinnitustel on sama. Ta on väga tunduvalt tihedam. Ehk siis mõõtu poolt labad on samad. See meil käib see käib raskem. Loodame, et see hakkab meid jahutama. Aga okei. Ma arvan, paneme seda kõik kokku. No vot, nüüd ta on siin paigas. Lahti kokkupanek käib nii, et 32 võtti.
ja põhimõtteliselt sinna poole ta käib lahti ja siia läheb kinni, ta on tagurpidi keermega. Eks ta kaugemale ei lähe. Riif on veits kulunud, aga vaatasin suht pingul. Tahtsin seda ka tellida, aga ei. Tahtsin rihma ka tellida, saatsin päringu, mul on vaja seda rihma, no ise valisin nii-öelda, vinguvoodiga kontrolliti, ütlesid, et kuule, see rihm kindlasti ei sobi, sul on täitsa teine rihm, kõvasti suurem ja nüüd ma pean vaatama, ma nägin seda numbrit, et kas mul on sama oli tellitud või ei ole sama tellitud, ilmselt ma käin Interis, võtan sama mõõtu ja kõik. Otsus, rohkem ei teeni mitte midagi, aga okei, järgmine panen käima, vaatame, kuidas ta soojenemisel hakkab töötama. Ei tea, kuidas mind praegu näha on. Loodame, et hästi. Loodame, et ei kõdista midagi seal. Mingid hääled vist ei. No ja, ma tean, mis seal kõdiseb. Ma ei ütle, mis kõdistab. See on minu panemata voolik. Kohe teeme korda. No, asja sai korda. No, voolik tagasi pandud. Korrektselt, ilusti. Kontrollige kõik, mis te teete. Aga minu arust see Karus on küll nüüd täis raha peale töötab. Ma ei tea, kas ta üldse peab nii kõvasti käima või ei peagi. Sest too oli väga laisk. See küll. Ja nüüd ma tahaks uskuda, et me rohkem keema ei lähe. Seega õhtul me hakkame testima seda. Vaatame, kas ta circa poole tunniga läheb keema või ei lähe. Loodame, et ei lähe. No ei tohiks. Sest oligi nii, et temp tõusis ainult seistes. Siin on vist liiga palju plagu-plagu. Liiga palju plagu-plagu. Okei, lühidalt siis. Temp tõusis üle normi ainult siis, kui ta seisis ummikus pikemalt. Mingi 5-10 minutit äkki. Ja kui oli palav. Praegu ei ole palav, seega me väga ei saagi aru. Aga ma arvan, kui ta jääb püsima mingi pool tundi seistes ja isegi ühtegi momendi ei oleks nii-öelda tähelepanu sellele, et ta võiks kuumaks minna, siis ongi ju okidoki. Aga siis näeme järgmises osas. Tegelikult siin on mingid AliExpressi kraam.
ja järgmises osas te saate teada, mis me seal teeme. Ehk siis natuke sai pähe antud. Kiivist ei ole. Timo. Ehk siis see on see tuul, mida ma juba väga kaua otsisin. Ilmselt tundub, et tulemus täitsa olemas. No nüüd räägime natukene. Ilmselt tundub, et nüüd tulemus täitsa olemas. Nüüd me ei tohiks üle kuumunuda ja talvel me saame seista töötava autoga. Aga vaatame edasi, mis juhtub. Okei. No hommik. Nüüd me lähme ülevaatusele. Ehk siis sai sõidetud katid soojaks, õli soojaks, sool soojaks, auto on soe. Tuled kõik kontrollisin ära. Ohutuspakett võtsin ära, tehnopass on kaasas. Idee poolest peaks läbima ülevaatust, aga ma ei tea, kuidas on säästega. Mis CO2 välja sülitab ja veermik on kontrollitud ja mingid kobineid ei ole. Käsipidur ja pidurid töötavad, loodan, et hästi töötavad, sest sõidab ta ikka otsa ja pidurdab ka otsa. Aga okei, siis lähme kohale, las nad vaatavad üle ja siis kas me saame Cordova ja siis veel üks kuu sõita, siis tuleb palgapäev ja siis saab seda remontida. Või siis ta saab kohe ülevaatust. Pane pausile ja kirjuta kommentaari, kas ta läks läbi või ei läinud. Ma ise ei tea, idee poolest võiks. Olemegi kohal, aga näeb. Ma ei tea, ma siin kogu aeg käin. Siin ma kogu aeg käin. Ja kogu aeg mind norjavad mingi tuledega. Tavaliselt autod on korras, aga mingi tuli, näiteks viimati ma käisin Infinitiga, mul olid leedid gavariitides ja parem tuli valgustas liiga kõrgele. Ja täna on põhimõtteliselt kuu viimane nädalavahetus. Esmaspäev, teisipäev, ma ei tea, ma vist ei jõuaks siia. Ja kui juhtub Cordov, mis tegelikult võib juhtuda, siis ma saan nagu veel kuu sõita. Kui mul ei ole ülevaatust, et kui ma lähen näiteks kolmapäeval, siis ma ei saa rohkem kuu aega sõita. Umbes siukne loogika mul on. Aga jah, natukene värin on sees. Vaatame, et mis tuleb välja. Ma ei tea, kas nad lubavad. Eks saigi käidud ülevaatusel. Siin on meil puudu, sest meil on Cordov. Cordov on sellepärast, et ülemine vasak tagumine šarniir. Siin me näeme, et CO2 asjad on normas. Kus me pidurist on? No, igasugused pidurid ka olid korras. Aga jah, vahetame selle šarniiri ära ja siis lähme uuesti.